Vaatame üle, mida on võimalik välja lugeda nendest abistavatest tabelitest, mida te võite olümpiaadi ajal kasutada. Mul on ees seesama tabel, mida te homme võite kasutada. Kõige ülemine asi on siin metallide pingerida, siis on siin lahustuvustabel ja siis on all perioodilisuustabel ja siin on isegi elementide nimetused ära kirjutatud. Kõige ülemine asi on metallide pingerida, siin on oluline koht see vesinik siin. Et need metallid, mis jäävad vesinikust paremale poole, need on üldiselt sellised, kes väga millegagi reageerida ei taha. Ja ehk siis siin paremal pool otsas on väheaktiivsed metallid, vasakul pool otsas on väga aktiivsed metallid. Näiteks need liitium, kaalium, baarium, kaltsium, naatrium, nende kohta öeldakse leelismetallid. Nad on esimeses ja teises A-rühmas. Et nad reageerivad nii hapnikuga, tekivad oksiidid. Reageerivad nii veega, tekivad leelised. Leelis tähendas siis vees lahustuvat alust ja need reageerivad ka siis lahjendatud happega. Magneesium on selline, mis on piiri peal nii-öelda, et ta on küll teises A-rühmas, aga ta reageerib näiteks veega väga aeglaselt. Oksiid ikka tekib, kui põlema panna, tekib selline valge pulber. Siis sisuliselt on need vahed siin annavad sulle vihje sellest, et need, mis on kuni magneesiumini, need on sellised väga aktiivsed metallid. Need, mis on siin alumiinium ja koobalt, need on keskmise aktiivsusega. Ja niklist alates need on siis sellised, mis näiteks veega ei reageeri. Panen siia pluss H2O, et nad veega üldse ei reageeri näiteks. Et need on sellised väheaktiivsed metallid. Ja näiteks hõbe, plaatina, kuld, nende kohta öeldakse väärismetallid. Need üldse mitte millegagi reageerida ei tahagi. Siis kui nüüd vaadata selle vesiniku järgi, siis kõik need, mis jäävad vesinikust vasakule poole, need reageerivad lahjendatud hapetega. Ehk siis kõik need reageerivad lahjendatud hapetega. Lahjendatud hape ongi siis, kui on lihtsalt happevalem, näiteks H2SO4. Kui on sinna kõht-täht ette kirjutatud, siis see tähendab, et on kontsentreeritud. Ja need, mis on siinpool vesinikku, need ei reageeri siis lahjendatud hapetega. Et kui sa seda pingerida vaatad, siis see annab sulle siit päris palju vihjeid, et millega nad reageerivad, millega mitte. Et hapnikuga reageerivad ka kõik kuni siiamaani, kuni selle vesinikuni ja tekivad siis oksiidid. Nendel B-rühma metallidel on lihtsalt see lugu, et siis peab olema ette antud see oksidatsiooniaste, et mis oksidatsiooniastmega oksiid siis tekib, kuna nendel on mitu võimalust. Siis järgmine asi on siin lahustuvustabel. Lahustuvustabelit saad kasutada näiteks sellistes ülesannetes, kus sul on antud näiteks, et aine A ja aine B reageerivad, tekib aine C. Aine C ei ole vees lahustuv, aine C reageerib ainega D, tekib näiteks, ma ei tea, kaltsiumkarbonaat. Leia ained A, B ja C. Ja siis, kui sul on midagi öeldud, et midagi, mis ei lahustu, siis sa pead siit otsima E-tähte. Ei lahustu, see tähendab, et tekib sade. Näiteks, kui on mingisuguse aine järel, no näiteks tsinkhüdroksiid, on nool alla, siis see tähendabki sadet, ehk sade on tahke lahustumatu aine. Kui siin tabelis on kriips, siis see aine on väga ebapüsiv, et see kas laguneb juba sellel hetkel, kui ta tekib, või seda üldse ei tekigi. Kõige olulisem asi on tavaliselt see, et sa pead aru saama, kas tegemist on leelisega või ei ole. Näiteks kaalium ja OH liigun kokku, leian L, see on leelis. Näiteks magneesium ja OH leian E-tähe, see on mitte lahustuv ja järelikult ei ole leelis. Et siit saad siis nende tähtede järgi vaadata. Võõras täht on siin võib-olla H-täht ja see näitab, et hüdrolüüs kulgeb peaaegu lõpuni.
ja kui hüdrolüüs kulgeb peaaegu lõpuni, siis see tähendab seda, et hüdrolüüs tähendab neutralisatsiooni reaktsiooni vastupidist reaktsiooni ehk siis vastandreaktsiooni. Et kui näiteks, kirjutan siia üles serva peale, kui näiteks naatrium OH ja H-kloor reageerivad, hape pluss valus on neutralisatsioon, siis siit tekib naatriumkloriid pluss H2O. Ja nüüd see vastandsuunaline reaktsioon, kui naatriumkloriidile panna vett peale, siis tekivad naatrium OH ja H-kloor jälle tagasi. See niipidine, kus ma tegin selle noole natuke rasasemaks, see ongi hüdrolüüs. Ehk siis sellest soolast tekivad jälle need hape ja alus, millest ta siis on moodustunud. Ja selle hüdrolüüsi järgi saab vaadata, et kas määrata pH-d, näiteks naatriumkloriid. Mõtlen, et naatrium on pärit naatrium OH-st, see on tugev alus, pH on suurem kui 7. Kloor on pärit H-kloorist ja pH on väiksem kui 7. Kui üks on suurem kui 7 ja teine väiksem kui 7, järelikult kokku naatriumkloriidi pH on võrdne 7. Kui oleks nii, et näiteks, või võib-olla on nii lihtsam, kui sa neid siia ei kirjutagi. Mõtled nii, et see on tugev ja see on ka tugev, siis järelikult pH peab olema 7. Kui näiteks oleks nii, et naatrium OH on tugevast alusest ja oleks näiteks siin CO3, mis on nõrgast happest, siis oleks aluselised omadused jääksid peale, siis oleks pH suurem kui 7 aluseline keskkond. Kui siin on juba V-täht ehk vähelahustuv, siis võib juba leeliseks lugeda, näiteks see kaltsium OH. Aga ma loodan, et selle kohta küsimusi ei ole. Siis perioodilisusstabelis on teil siin nimed olemas ja vaatame, tuletan korra teile meelde, et mis te siit saite välja lugeda. See, mis siin külje peal on, see on perioodinumber ja näitab kihtide arvu. Perioodinumber. Roomanumber on rühmanumber. Ja see näitab väliskihi elektronid. Järjekorranumber ehk aatomnumber näitab prootonite arvu, tuumalaengut ja elektronide arvu. See alumine siin ehk aatommass, kui seda ära ümardad, siis see näitab sulle neutronite ja prootonite summat kokku. Neutronite arvu leidmine on ainuke koht, kus sa pead arvutama. Neutronid saad nii, et sellest alumise ümardad ära, lahutad ülemise maha, sest ülemine on prootonite arv. Ja kui B-rühma elementidel on vaja mingisugust oksüdatsiooniastet, siis peaaegu alati on üks õige variantidest +2, et tavaliselt need on nimetuses ette kirjutatud. Ja seda alumist, mis see komakarv siin on, seda aatommassi kasutad siis, kui on vaja moolidega ülesandeid lahendada. Näiteks võtame, ma ei tea, H3PO4. Siis ma vaatan seda alumist numbrit, ümardan ära. 3 korda 1, 3, sellepärast et H-sid on 3 tükki. Siis fosforil on siin 31 pluss hapnikul on siin all 16, korrutan selle 4-ga. Nii, korrutusmärk siin. 3 korda 1 on 3. 3 pluss 31 pluss 16 korda 4 tuleb 98 grammi mooli kohta. Grammi mooli kohta. Seda saad kasutada siis, kui on selline valem, mass jagatud molaarmassiga. Ja seda aatommassi komadega saad kasutada siis, kui on selline ülesanne, kus on vaja näiteks leida mingisugune aine valem massiprotsendi järgi. Ehk sul on näiteks antud, et millest koosneb ja siis sa pead aru saama, et kui suured indeksid on, et siis on mõistlik kasutada seda aatommassi nii, et sa ei ümarda, vaid kasutad seda, mis siin on koos komadega.
see komadega arv siin all on sellepärast komadega, et see on, kuna nendel elementidel võib olla mitu isotoopi, isotoop tähendas seda, et on erinev arv neutroneid tuumas, siis on siia võetud selline nagu nii-öelda harju keskmine, et kõige levinuma isotoobi siis aatommass on siin. Loodan, et sellest värgist oli natukene abi. Kui nüüd küsitakse midagi sellist, et kuidas kasvavad metallilised või mittemetallilised omadused, siis kõige metallilisem on cesium ja kõige mittemetallilisem on fluor. Ehk mittemetallilisus on sama, kirjeldatakse sellise omadusega nagu elektronegatiivsus, mida elektronegatiivsem, seda mittemetallilisem. Ehk seda tugevamini hoiab ta enda elektrone kinni. Mida parem metall, seda kergemini ta loovutab oma väliskihi elektrone.